kõige lustakam reisiseiklus algab juba täna õhtul TV3-s 8:30, kui Kristjan ja Teet kutsuvad meid kaasa Argentiinasse seiklema. Ja kui Argentiina hetkel tundub teile sihtkohana võib-olla veidikene kauge, siis võib alustada ka palju lähemalt, näiteks kodusest Argentiinast, kus ma võin teile lubada, et meestel on juba rauad tules, õigemini vardad tules. Need lõhnad, ei kujuta ette, millised lõhnad need siin ringi õljuvad. Sa tulid äsja tagasi Argentiinast. Milliseid grillinippe sa siia Eestisse nüüd kaasa võtsid? Kui aus olla, siis mitte mingisuguseid. Sellepärast, et niimoodi, nagu nemad küpsetavad liha, niimoodi ei oska mitte keegi. Sa võid neid nippe vaadata ju sealt kõrvalt. Aga ma arvan, et vahe on ka lihas ja vahe on inimestes ja asjades. Sest et kui sul ikka päikseprillid on ees kogu aeg, siis sussitad seal, sul on ümberringi palav, toredad inimesed, veid voolab kogu aeg, põng. No muidugi on tore liha grillida. Paari eurorest saad endale veini rahulikult kätte, igavene suur süüke palloon, törts üle 2 euro. Kui liha grillimine kõrvale jätta, siis Kristjan võrdleb reisi hoopiski meie koduse ühepajatoiduga. Sinna mahub nii jääliustike kui värvikad džunglielu. Ma olen ainult ringi ja täppenda silme. Argentiina on just see koht, kus sa lähed üks riik, kus sa saad kätte kõik, mis sa tahad. Sa saad jäämäe otsa ronida, kui sa tahad pingviine näha. Ja kui sa tahad olla palmi all, siis sa saad ka selles samas riigis, et sa ei pea nagu riigist välja minema. Kõik on võimalik. Praegugi on kuulda kogu aeg neid raksumisi ja naksumisi, kuidas see jää vaikselt murdub. Vaat sellised naginad, näed seal. Mitte midagi ei näe. Ei tea, mis see oli. No aga kui sa peaksid praegu kohe välja käima näiteks mingi 3-4 sellist highlighti, mida inimesed võiksid silmad kinni Argentiinas teha, siis mis see on? Kõigepealt põrutage nii nagu meie põrutasime Patagooniasse. Minge sinna, see on üks veider koht, maailma lõpp tegelikult täiesti. Seal ongi need jäämäed, seal on sellised lihtsalt mäed, kuhu otsa inimesed ronivad. Tuleb välja, et inimestel on nagu väga suur soov millegi otsa kogu aeg ronida. Et näed, vaat üks see, kes kogu aeg ronib vaadake, kes nüüd ronib. Just täpselt. Ja see mees kogu aeg ronib ja siis sellepärast ta vedas mind sinna. Punkt 2, mis on nagu palju parem, on sellised veinimõisad. Minge sinna. Tema jäi ronima samal ajal, kui mina veinimõisatest tundsin ennast hästi. Siin soolaväljal ringi käies hakkab lõpuks kurk väga kuivama, sest see sool on ka õhus tunda. Ja sellepärast pakutakse siin kohalikku sellist saltajooki. Rääkige temaga eraldi. Siit tuleb nagu ajalugu. See ongi see, et ei taha, keegi ei viitsi kuulata. Ei, absoluutselt. Lihtsalt tuleb selgitada, lihtsalt Teet, aga no hea küll, las ta jääb. No nii, Teet, nüüd palun lihtsalt inimestele, lihtsalt nüüd seleta ära, et miks sulle meeldis siis sinna jäämäe otsa rohkem ronida? Sellepärast, et ma ei ole midagi sellist varem näinud. See pole mitte jäämägi, vaid see on liustik. See on Perito Moreno liustik, mis on tõepoolest Patagoonia lõunatipus El Chalteni linnalähisten ja see on midagi, mida mina varem näinud ei ole. Patagoonia tervitus teile kõigile. El Cafate, rännumees tuleb siia. Minu arvates on Argentiina aktiivse puhkuse maa. Sinna tuleb minna, kui sulle meeldib looduses matkata, sest just nimelt neid võimalusi on seal piiramatult. Ja seda loodust erinevat mägesid ja koski ja jugasid, soola, järvesid, kõike seal on nagu väga palju. Nii et iga ühele midagi. Lihtsalt, et kui te soovite soolajärvi näha või selliseid lihtsalt mägesid, siis tasub sinna minna teisele poole maakera. Võtke see reis enda kätte ja te ei kahetse seda. 2 kange uskumatu reis läbi Argentiina rullub teie ees lahti juba täna õhtul kell 8:30. Siis, senior, millist valget, punast, kõike on saadaval. Ja